Kõige tähtsam siin maailmas on kodu ja seal valitsev soojus, sest ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Meie seas on palju inimesi, kellel oma kodu on vaid unistus. Kui sina ostad kodutunde tooteid, teed sa heateo ja annad suure panuse, et see lihtne unistus, oma soe kodu, täituks. Tere! Kirjutame teile Aserist ja meil on mure oma naabrimehe pärast, kellel on 3 last. 3 aastat tagasi jättis naine oma lapsed ja mehe ja kadus 4 tuule poole. Ja siiamaani ei ole ta huvi tundnud ei oma laste ega mehe üle. Sellest ajast on naaber raskustes ja alles hiljuti aasta aega tagasi mattis ta oma vanaema, kes siiani aitas hoida lapsi ja hoidis ka kodu korras. Laste isal ei ole võimalus käia tööl, sest lapsed on liiga väikesed. 3-aastane, 4-aastane ja 5-aastane. Kallis kodutunne, me siiralt sooviksime, et saaksite seda perekonda aidata. Abi oleks vaja eriti vannitoas, sest pesemisvõimalused on nigelad ja kööki vajab remonti. Me väga siiralt loodame, et leiate võimaluse seda perekonda aidata. Kus on nüüd sinu peatuspaika armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Siin rohkem kedagi elad? Ikka elab, aga meil on majas on siin need vanurid. Magavad juba? Ei, Pime on, kõik on nagu pimedad. Jaa, vanureid on vähe. Maja on nagu pool tühi. Tühjad korterid on hästi palju ja vanureid on siin. Ja... Aga Siim siis vajab abi, jah? Jaa, tal oleks jah vaja. Köök ja vannituba. Aga muidu on nagu tubli mees või? Jaa. On. Ja kasvatab lapsi üksinda ja nüüd hiljaaegu alles sai tööle ka ja... Jah, ta rääkis mulle jah, aga keegi vanaemaga elas ka nende Jaa, juures. vanaema suri. Aga ennem elas siin või? Jaa. Et siis ta aitas teda natuke? Jaa, et tänu temale vanaemale sai ka vahepeal tööl käia, aga lõppotsast ta jäi täitsa ära. Aga siis Siimul pruute pole või? No kord on ja kord ei ole, aga keegi ei püsima. Ei jää püsima, jah? Ei julgeta võtta 3 last, jah? No jah, eks ta ole. No me läheme vaatame siis üle, Minge aga aitäh vaadake. kirjutamast. Palun. Jaa. 3. Kes esine kord? Tere! Oleme õiges kohas? Ma mõtlesin, kus turiseb, et kas siit või sealt, sul ei ole koeri? See on seal, uuriksud, jah? Tervist! Tere, lapsed! Kes te on seal järjest olete kõik? Mingi 5, 4, 3, jah? Tulge näidake ette! Kes on kes? Kes on Christopher? Kes jookseb on? Kes on Gregor? Sina oled Gregor, kus hambad on? Nii, kes on Urmas? See väike pätu seal on Urmas, jah? Kuule, Siim, kuidas siis eluks on läinud, et sa olid lastega üksi nii noorelt? Kus laste emas kadus? 3 aastat tagasi läksime lahku. Aga pikalt siis koos olite? 3,5 aastat kuskil. Kuhu ta siis läks? Tead sa ka või miks? Kuidas ta jättis lapsed lihtsalt sinule kasvatada? Noh. See armastus sai läbi ja siis läksime lahku ja Argo oli 2 aastat minu juures, pärast proovisime uuesti, siis pärast sai 3 ka minu juurde. Aga kelle otsus see oli, et lapsed sinu juurde jäävad? No rohkem see minu otsus. Aga miks sa ei tahtnud kuidagi 2 peale kasvatate või? No mina tahtsin, et mu lapsed koos kasvavad. Aga käib ta teid ikka vaatamas ka? Siiamaani ei ole käinud. Üldse? Et sa said tööle, ma sain aru nüüd alles hiljuti, jah? Kus sa nüüd tööl käid? Siin Järves. Mis sa teed seal? Saekaatris.
on pikad päevad või kuidas? 8-5. Ahah, et sulle nagu sobib ja meeldib ja? See on ainuke töökoht siin Ida-Virumaal või siin Lääne-Virumaa kandis. See on päevase vahetusega. Ahah. Ja siis sul ju muud varianti ei tulegi kõne alla ja hommikul viid lapsed lasteaeda või? Hommikul lasteaeda, ise tööle. Nii päevast päeva. Aga kuidas siis pruutide rindel on lood? Ei ole pruuti kedagi abiks tulemas või näha või? Sul pole aega otsida ikka. Pole aega otsida, selge. Aga mis siin kõige suurem mure sul siin on? Pesemisvõimalused või köök või? Siin on ju kõik vesi ja kõik on selles majas olemas. See on nagu keskküte ja... Keskküte ja kõik hullem on. Ma ostsin korteri selle kunagi, siis ta oli täielikult vaja remonti. Niimoodi vaikselt kepitsengi ülesse. Aga noh, vannituba ja kööken on kõige hullemad. Millal sa selle ostsid? 4 aastat tagasi. Okay. Mis selline korter maksab siin kandis ka? Mina ostsin selle 900-ga. 900 euroga? 900 euroga korter. Kommunaalid kui suured on? Kas 100 on niimoodi? 100. Oleneb kui külm on. Kas see uks on selline, mis käib vahepeal kinni ka või? Või see on kogu aeg lahti? See käib kinni ka. Paned seda vahepeal kinni või? Vaadake seda mõni. Ise oled selle kanti mees või? Ei, ma olen ise Paidest pärit. Ja siia kanti siis sattusid? 11 aastat tagasi. Aga ema isa? Ema elab mul Tallinnas. Tallinnas hoopis. Ja isa? Isast ma ei tea midagi. Vanaema suri eelmine aasta. Vanaema suri jah, kirjas. Elas sinuga koos jah? No peale naisega lahkuminekut, siis ta tuli appi mulle. Okei. Aga kahjuks ta tervis ütles üles. Need lapsed sinu jaoks tähendavad siis? No, kõik nagu. 3 poega ikka uhke tunne, jah? Seda küll. Murtud süda ja haavatud hing on üks asi ja ega siin muud rohtu polegi kui aeg. Aga kust see aeg võtta, kui su kõrval on 3 väikest inimest, kelle saatus on nüüd ainult sinu kätes? See on selline aeg, kus allakäigutrepp on väga kerge tulema. Olen isegi kõrvalt näinud, kuidas murduvad ka kõige tugevamad naised, kes ootamatult üksi jäävad. Ja me ei räägi siin isegi 3 lapsest, vaid 1-2. Siimul aga puudus tegelikult igasugune kogemus ja eeskuju, kuidas olla isa ja nüüd siis ka ema. Ega siin öelda seda, et läheb lihtsamaks, oleks vist vale, sest ei lähe ju. Veel mitmeid aastaid saab olema väga raske. Ja meie saame siinkohal ainult nii palju ära teha, et aitame tal natukenegi seda olmemuret leevendada. Järgmise 3 päeva koduks on meil siis jälle Niine külaliste maja. Nii, kas sai nüüd paika, mida me jõuame ära teha, mida me ei jõua ja kuidas nende... No, eks see 3. päeva õhtuks ole näha, mida me jõuame. Ei, aga tegelikult, kas me saame ikkagi siis võtta töösse nii köögi kui vannitoa? No need suhteliselt mikroruumid on, et pigem ikka 2 teha. 2 veega ruumi, eks ta paras väljakutse meie jaoks on ja tegemist on niisuguse kummalise hoonega, et meil ei püstakut üles, kelder nagu on, samas tundub, et ei ole, et noh, eks me järjest hakkame vaatama. Siin on ju torusid küll. Ja see on veetrass. See on kõrvalt korteri püstak.
meie oma peaks olema kuskil selle seina taga. Aga järsku nad lähevad ühte püstakusse. Ei saa minna. Miks nüüd saa? Ei saa, ma näen ju, mis siin paistab. Ei. See on kõrvalt püstak. Meie oma peab olema selle seina taga või selle seina sees. Järsku nad on kuskil nendes. Väga ei usu, sest me oleme nüüd juba elutoa all ja kaugemal. Siin ka ei ole. Ma näen, uks. Ja sealt saab õuga. Siin taga on mingisugune asi, kuhu me ei pääse. Loogiline oleks, et seda püstakut oleks ju keldris. Äkki see on mingi varakamber. See siin on. Aseri kuld on seal või? Jaa. No mis nüüd saab siis? Hakkate nüüd, kuidas siis? Hakkad seina seest sealt lihtsalt siis allapoole minema? Vaatame, kuidas ta argnema hakkab. Kas ta siukene doktori väljakutse ei ole? Kui selle jupiga kätte saaks. Puhtne puit, kuhu meil see läheb? Me teeme ju vannituba ja kõiki. Aga seal on osad seinad oleks vaja sirgeks rihtida ja siis on Jaanusel lihtsam kaableid panna, saame ka veetorud peitu. Nii et siukest roovimaterjali ja samas oli seal Kertul mõte, et äkki seda kööki rohkem nagu avada elutoaga kokku, et ei jää ainult mitte uks, vaid võtame osaliselt seina maha, siis see on ka vaja toestada. Aleks ütles, et sa tahad nagu kuidagi köögist siin mingi seina nüüd maha võtta, jah? Jaa, et kuna siin köögisein on, algselt oli siis siiani välja ja siin oli uks, et siis mõtlesimegi, et teeme nagu pooleldi avatud köögi, et see läheb siis elutoaga kokku. Et võtame siit osa seina maha, ukse võtame ära ja siis jääb selline nagu avatud kööginurk ja siis söögilaua saame tuua juba elutuppa. Okei. Ja see vannituba on tõesti hästi ülipisik ja ma vaatan, et sa tahad pesumasina ka siia ära mahutada. Jaa, et kui me plaadime, me teeme sellise duši-nurga siia, et siis peaks mahtuma ära ka pesumasin. Ja meil on seekord hästi väike valamu, selline spetsiaalselt selliste hästi pisikeste ruumide jaoks, et siis peaks ära mahtuma. No kuidas meil sujub? Mõningad takistused on tekkinud. Nii. Et algset pesuruumi plaani me ei saagi teha seekord. Miks? Väikesed tarneraskused on materjalidel ja selgus, et me ei saagi plaatida seekord, et me peame kuidagi dušikabiini ikkagi ära mahutama. Aga seekord on siis nii, et me ei saa 90 kabiini panna, me peame väiksema panema ja ainult selline mahub, mis avaneb siit nurgast, niimoodi, et uksed kahele poole. Et meil tuleb nagu hästi spetsiaalne selline dušikabiin leida. Aga me peame siis mööbli ka nüüd ümber tegema või? Peaksid mahtuma. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde. Aseris, ühes väikeses korteris, elab noor üksikisa Siim koos oma 3 pojaga.
3 poisiklutti on vanuses 5, 4 ja 3. Viimase lapse sünni järel kadus pereema 4 tuule poole ja Siim jäi lastega üksi. Ja Anneli on siis see inimene, tänu kellele me siia Aserisse üldse jõudsime, ega ausalt öeldes pole me siin Aseris kunagi käinud. Et mis elu siis siin elatakse, vaatan majad, aga kõik on kinni löödud. Jah, vanasti oli ikka ilusam siin elu, siis oli ikka palju inimesi elas siin. Aga nüüd on kõik juba, noored lähevad ära, töökohti ei ole ja nii me siis siin elamegi. Aga mis siis sundis sind Siimu osas kostma? Eks ma ikka vaatasin teda siin, et üks noor meesterahvas käib, 3 väikest last ja mitte kedagi tal kõrval ei ole. Ja siis ma olen ikka käinud, tal on palunud minu abi, et kui on laps haige, vaja tööle minna, kui minul on puhkepäev, lähen vaatan. Ja niimoodi ma aitasin ja siis ma vaatasin, ei. Lapsed on söödetud, toidetud, aga remont ei jõua, sinnani ta ei jõua mitte midagi. Ja sellepärast ma mõtlesingi, et ma kirjutan, üritan, vaata, mis välja tuleb. Siim, sa oled kõigest 26-aastane. Sinu vanuses mehed tavaliselt mitte ainult laste peale ei mõtle veel, vaid isegi pere peale ei mõtle. Kuidas juhtus nii, et sa jäid üksi 3 väikese poisiga? Kuidas nüüd öelda? Leidsin endale ideaalse naise. Algul oli kõik ilus. Nagu me eksnaine ütles, armastus ei otsa ja läksime laiali. Mis tegi sellest naisest sinu jaoks ideaalse naise alguses? Ei oska juba niimoodi öelda. Tutvusime temaga interneti teel, suhtlesime, siis tekkis see nii öelda, ma ei tea, kus see öelda, armastus, siis kolisime liiga kiiresti kokku ja sama kiiresti kokku kolisime, paari aasta pärast juba olime laiali. Mis ta siis põhjuseks tõi, et miks see armastus siis niiviisi järsku otsa sai? Tegelikult ma ka ei ole nii paipoiss olnud ja noorena palju lollusi tehtud. Mis lollusi sa noorena tegid siis? Kui 18 sain, siis sai lolli peaga võetud mingiks laen ja siis sai natuke võlgadesse jäädud, millega siiamaani on nüüd tasa saanud kõik, puutal leed alustanud. Nii et võlgasid sul enam kaelas ei ole ühtegi? Ei ole. See oligi põhiline ja siis nooren ikka kõik võtab napsu ja vaeb pidu ja see talle vahepeal ei meeldinud ja siis jah. Aga sina armastasid teda veel? Jaa. Sina ei tahtnud lahku minna? Ei tahtnud. See oli väga valus minu jaoks. Siim tunnistas, et lahkuminek võttis jalad alt, kuid sama kiirelt, kui ta põhjas ära käis, tuli ta sealt ka välja. Esialgne periood oli minuks õudusenne kogu sellepärast, et kuna minu eelmise valla, Aseri valla sotsiaaltöötaja ei aktsepteerinud seda, et ma läksin naisega lahku, siis ma oleks peaaegu oma lastest üldse ilma jäänud. Mis põhjusel? Kuna ma olin peale lahkuminekut, siis peaaegu käisin põhjas ära omadega. Mis see põhjas ärakäimine oli, siis hakkasid... Rohke alkoholi joomine. Sellepärast see mõjus mulle väga traagiliselt. Aga õnneks mul oli vanaema, kes kahjuks enam tänapäeval ei ela. Tuli appi mulle ja ma sain jalad alla. Aga kuidas sulle tundub, et Siimul on siin vahepeal olnud päris keerulisi aegu, et kas ta on nüüd sellest nagu välja saanud ja mis isa ta on? Tegelikult isa ta on väga hea. Ta armastab oma lapsi väga palju. Ta ei jäta neid kunagi kuhugi. Ja eks igal inimesel on mõõnad ja tõusud, aga ütleme, väga vähesed tulevad sellest välja. Siim tuli. Kas sa oled laste ema ka näinud või? Ei ole. Ema ma ei ole näinud. Üldse pole siin käinud? Mina ei ole näinud. Ainult, keda ma nägin, kui oli vanaema. Ja ka vanaema suri kahjuks ära tal 2 aasta eest. Ja nüüd ta on kogu aeg üksi. Niimoodi ta toimetab hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Kõik valud ja naerututab endaga. Kas sina kujutaksid ette jätta niimoodi 3 last? Ei, mina ei suuda. Ma ei kujuta ette, missugune ema jätab lihtsalt maha ja läheb ära. Seda ma ei tea. Ja et seda murdumispunkti rohkem ei tuleks, otsustasimegi aidata Siimul eluga veidikenegi edasi minna. Seda enam, et meie tegevust toetasid ka naabrid,
kes nägid, kui raske Siimul on. Ja kui kõige muuga saab ta ise hakkama, siis kodu remontimisega hetkel kohe kindlasti mitte. Tere hommikust! Esimesena, keda ma tööd näen tegemas, on loomulikult Jaanus. Mina. Sina? Mis asi see siin nüüd on? Ilutulestik mingisugune. See siin on muidu originaal. No mis sellel vigas nüüd on? Seal on ainult arvesti. Arvesti, jah. Ja see liigubki siia. Tere! Tere hommikust! Noh, leidsite ikkagi mingi torujupi kuskilt või? Jaa, ei, siin see püstaka oli aimatavust on, küll aga me ei leidnud keldrist teda üles ja me vahetasime siis ära täpselt nii palju, kui me siit ulatusime. Palju siis sellised korterid maksavad Aseris? Selle ma sain 900 euroga. 900 euroga võib põhimõtteliselt osta Aserisse 2-toalise, no võib öelda kõigi mugavustega korteri on ju? No tegelikult see oli veel huulemas seisus, kui teie kätte andsin. Aga no vesi oli sees, eks ju, küte oli olemas. Küte oli, aga ainult külmvesi oli. Boileris mitte midagi muud ei olnud, isegi vetsupotti ei olnud. Isegi dušist ei hakka rääkimagi. See korter ei üldse, noh. Aga see sind ei hirmutanud, et? Aga enne seda te elasite siis ainult üürikates või? Jah. See oli plaas mul naisega osta, sest mul tuli mõte, et kaua ma ikka üürikorteris olen, sellepärast, et sealt ei tea kunagi, kuna peab välja kolima niimoodi. Oma kodu on ikka tähtsam, sest lapsed olid ja siis oligi plaan. Valla kaudu sain endale korteri. Ostsin välja, hakkasin remontima, aga noh, juhtus nii nagu pere läks laiali ja tegelikult sul olid ju kõik nagu sellised toredad pereloomise plaanid, korter, lapsed, nagu sa ütlesid, unistuste naine. Kuidas sul praegu tema suhtes tunded on? Ammu kustunud juba. Ausalt öeldes, kui ma ütleks praegust, kas see on ilus öelda, aga noh, mul juba sooja külma temast ei ole enam. Ehk omavahel läbisaamine ei ole kõige parem praegu, jah? Noh, me praktiliselt on suhtlemine puhas null. Laste suhtes ka, kui aastas küsib, on ja siis on ka niimoodi, et kui küsid niimoodi, kuna külla tuled, siis oli niimoodi, et kas on nüüd mõtet tulla laste juurde, eks see traumeerib neid, et aastas võib paar korda näeb ja niimoodi. Aga lapsed nagu tulevad lasteaiast, seal ju tulevad emad, isad järgi, sina käid ainult tuleb, neil tuleb ainult isad. Juba minuga selles suhtes, et... No te küsid, kas meil emmet ei olegi siis või? Sukast küsimust tegelikult ei ole olnud. Ei ole olnud, jah? Kahjuks nii ei ole niimoodi. Jah, kindlasti on Siimul omad head ja halvad küljed. Ühte võin ma siinkohal öelda. On seda elu juba nähtud ka. See on see, et mees mõtleb perele ja püüab nii, kuidas oskab liikuda tuleviku suunas just pere heaolu silmas pidades. Kuule, et sa ei kujuta ette, mingi skeemi ma pidin... Ma saan aru, et vannituppa panite Kingston ja miks te kööki panete? Siin on ilus vaadata neid läbi pilte. Need lähevad ju kahjuks peitu. Seda küll, et saame ikkagi siin selle vahekonstruktsiooni saame ikkagi aurutihedaks ja eks siin see asustus nagu on, et osadel majadel vaatame ka siin aknad on suht juba laudadega kinni löödud, et siis parem, kui seda sooja võimalikult palju ikkagi oma korteris hoida, et ega siin... Ja ei ole vaja. Aga peamiselt ikkagi auru pidamiseks, et eks siin köögis elu käib, ma arvan, tihedalt. Kuidas meil selle ventilatsiooniga siin korteris üldse on? Siin on ikkagi, et lahti käivad aknad, lahti käivad. Tegelikkuses on, siin on ära märgitud, siin on väljatõmbe koht ja siia tuleb rist. Ja nagu Indrek just ütles, et aknad käivad lahti ja kõik nii nagu peab. Milline see kõige raskem periood oli? Oligi siis, kui sa seal nii-öelda hakkasid oma muresid pudelipõhja uputama või? No ei olnud see, et rohkem oli väike niisugune armuvalu ja niimoodi. Noh, õnneks ei välja tulnud sellest ja nüüd on jalad all. Millal sa oma elu elad? Sa ei saagi need 3 väikese pisipõnni kõrval oma elu ju elada. Ega otseselt see olegi. Enam elavad lapsed,
nädalavahetusel on lapsed või töö. Hommikul siis tõused? Lapsed riide, lasteaeda ja mina sõidan bussiga siia ERR tööle. Ja siis lastele järgi ja koju? Lapsele süüa, siis lapsed poodi, siis annan paar tundi ise omaette olla ja siis uuesti sama ringi peale jälle. See on nii. Aga vaata, meil on midagi kodu. Issakene Kertu. No kunsti loomiseks vist ei ole ühtegi halba ilma, mis siis, et mul tundub, et praegu on siin, ma ei tea, -100. Mulle just meeldib külma ilmaga teha sellist asja. Mis meil siin valmib nüüd? Ma teen selliseid väikseid kaunistusi seinale, et mõtlesin, et kuna me nagu seekord see kujundusidee on nagu kasutada erinevaid halle toone, et tuleks selline meeste ja poiste toonide ruumid, et siis ma teen nagu sellist natukene nagu pehmemat asja, ka sinna juurde sellised pitsi kaunistused, et hästi lihtne nagu teha endale seinale nii-öelda siis maale, et võttagi ükskõik milline vana linik või mingi selline ja siis spreivärviga lasta muster mingi plaadi peale. Minul on täiesti tavaline liimpuit ja ma värvisin selle ära. Ka spreivärviga, jah? Ei, see on tavaline, see on täpselt sama värv, mis meil on seinas, see tumedam. Ja siis siia teen heledaga selle mustri peale ja siis jäävad sellised pildid. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Mina ostan alati kodutunde piima. Head teha on hea. А я знаю, где это находится. Вперед! Заклинание против. Aseris ühes väikeses korteris elab noor üksikisa Siim koos oma 3 pojaga. Kui siiani aitas Siimu majapidamistöödes ja laste hoidmisel tema vanaema, siis kahjuks aasta tagasi vanaema suri ja nüüd on Siim raskustes. Nüüd on sul 3 poissi, vahvad poissi, kes tuleb jalule panna. Kas nüüd on sul mingi tuleviku siht, kuhu poole sa liigud, kuidas sa liigud? Kas see on nüüd kuidagi sul paigas? Noh, plaane, et poisid suureks saada algul. Sest praegust on nii väikesed, ma ei tea, korrektselt tööl käia. Tulevikuplaanid jäävad ka sinna rahalist seisu kinni tegelikult. Kui lapsed suuremad on, siis võib sa parema töökoha endale. Sa võib palju rohkem lubada kui praegust. Ehk siis vaatab edasi, mis saab hakkab. Kõige suurem unistus oligi see korteri lõpuks korda saada kui mingil määral. No see unistus hakkab ju nüüd täituma, nagu mulle tundub, või? No. Tasapisi ju. No. Kunagi ikka peab see valmis saama. Oli see sulle üllatus, kui ma helistasin, et me oleme tulemas sind külastama? No otseselt ma ei oodanudki seda. Siis ma nagu rehmatusena natuke. Ma pärast hoibusin ja mõtlesin, okei, miks mitte siis. Laste nimel võib niisugust asja lubada endale. Kuid Siim püüab kõigest väest, käib tööl ja ütleb, et lapsed on tema jaoks siin elus kõik. Kodu, köök ja vannituba on aga ajahambusse jäänud ning selle korda tegemiseks Siimul enam jaksu pole. Aitame siis koos. Tere hommikust! Kuidagi nõutud olete? Ei. Ei? Õige vastus, aga mis probleem on? Kõik on lahendatud juba. Nii. Eerikul on ikkagi köögipaigalduses selline kogemus, et siin ei saagi probleem olla. No siin köök on ka selline meeter korda meeter. Mis sealt puusalt tuli siis nüüd? Ei, me vaatasime edaspidi, kuidas natukene võib-olla saaks paremini lahendada selliseid probleemseid kohti, kõveraid seini näiteks, et kus võiks kasutada sellisest lõpetusliistu, et saaks nagu nii-öelda seina järgi siis lõigata paika tööpinnad
ja siis selle lõpetusliistu. Et see annab siis nagu sellise efekti, et köök läheb ilusti vastu seina, et ei jää kuskile vahesid asju. Ma saan aru, et siin on siis see probleem, et seinad on näiteks kõverad või? Paraku on üldjuhul jah, mingisugused jah, vanematel majadel ikkagi mingisugused kõverused tulevad sisse, et sinna nagu ei saa midagi parata. Aga see Kertu, kuidas see mööbel meil siin hakkab olema siis? Siia tuleb valama, selle koha peal, kus Eerik seisab, siia tuleb pliit ja siis me jätkame selle töötasapinnaga, et see on nagu aknalaud ja töötasapind on ühes, ta on küll natuke madalam, aga me saame siia luua nagu mingit pinda, kus on võimalik siis toitu valmistada. Sellepärast, et meil ei ole võimalik siia muidu luua nagu kohta, kus inimene saaks lõigata ja hakkida ja teha mingisuguseid toidu ettevalmistusi. Eerik, aga kas see on tavaline, et nii-öelda aknalauast teeme tööpinna hoopis või? Jaa, seda lahendust tegelikult kasutatakse päris palju. Eriti kui on, nagu just ütlesid, ruumi vähe, et kasutada siis seda ruumi maksimaalselt ära. Mis nagu mängib just rolli, on see aknalaua kõrgus. Praegu ta on siuke istumiskõrgusel. Aga kui aknalaua kõrgus on nüüd siis juba töötasapinna kõrgus, siis saab panna töötasapinnaga nagu täpselt ühte jooksma. Aga siis see materjal nüüd, mida me seal kasutame, on siis nii-öelda aknalaua materjal või ikkagi juba nagu töötasapinna materjal? Ei, ta on ikkagi töötasapinna materjal, aga lihtsalt jällegi need servad tuleb ilusti ära silikoonitada ja hea on, kui servad oleks kanditud nii-öelda, et seda saepõruserva nagu oleks, saepõruserv oleks nii-öelda kaitstud, et siis on hästi. Poisid on sul vahvad, kuidas sa neid iseloomustad? Iseloomuga lapsed nagu mina. Aha, no mis iseloom sul peidus seal on siis? Kui vihastavad ikka, siis on paras kisa ja mööbeldamine käib. Aga kuidas sul endal, kas su süda on nüüd juba piisavalt nagu paranenud ja on ta avatud uuteks suheteks? Oled sa selleks valmis? Ma ei otsi üldse. Minuks on lapsed number 1 ja teise naise jaoks, kui kunagi peaks tulema, eks seda siis aeg näitab. Millist tulevikku sa oma lastele näeksid? Et ikka lõpetaksid koolid ära esmalt ja siis mõtleksid edasi, mis teha saab. No tundub, et meie katsumuste rada on lõpusirgel. Vannituba on täiesti kenasti valmis, nii et alguse sai see sellest, et sa täiesti ju muutsid selle kogu esialgse plaani ümber. Plaan sai jah muudetud, aga tuli välja, et planeering ei saanud muudetud. Et planeering jäi ikkagi samaks, aga me mahutasime siis seekord väiksema kabiini sinna. Et tänud vannituba.ee salongile me saime kiiresti täpselt õigesti avaneva kabiini sinna ja see mure sai lahendatud. Kuigi tegelikult seal kadalipp nagu natuke jätkus, sellepärast, et meil oli ka transpordiga probleeme, aga kuidagi selline hästi ühine projekt sai, et hästi paljud inimesed tulid appi, et aitäh transpordipoisile. Kas ma saan aru, et meil on taaskasutus jälle teemaks? Ja meil on pliit, on Õismäe kodumasinad, et on küll kasutatud, aga väga korralik.
Teie puhul oli jälle see püstaku teema ja torustik, nagu ma sain aru, jah? No tuli jah, seal niimoodi väiksest august suukelduda ja üritada kätte saada seal see üks kolmik ja sellest alates siis kõik kuus panna, sest me kuni lõpuni välja tegelikult ei leidnudki üles, kus koha peale need torud lähevad. Ma olin väga skeptiline selle pesumasina ja selle meie nii-öelda põrsakese osas, et kuidas ta sinna väiksesse vannituppa mahub, aga kõik sai ilusti ära paigutatud. Jaa, Kertul olid ju mõõdud ees ja plaani peale nad mahtusid ka tegelikkuses. Aga lagede osas ma vaatasin, et te jälle läksite seda teed, et siia tuli üks lagi ja vannituppa läks hoopis teistsugune lagi. Jah, kuna köögis, elutoas, kõiges muus nii-öelda hoone osas on see Scano laepaneel üks hea ja lihtne, kiire lahendus, küll aga see ei sobi absoluutselt niisketesse ruumidesse, seetõttu me siis Uhtna puidult saime natukene sinna puidumaterjali ja tegime puitlae, mille me hiljem ka värvisime ära. Ja mina ütlen, et minule hästi meeldib see lahendus, et sa otsustasid ikkagi selle osa seina maha võtta. Ja et nüüd tuli selline avaram planeering, elutuba ja köök on justkui koos, et natuke seina jäi alles, sellepärast et meil tekiks siia nagu külmkapi koht, selline loogilisem. Ja siia siis sai mahutatud ka väike söögilaud, et tavamõõduga võib-olla siia oleks mahtunud, aga veebshopis me saimegi sellise pisema. Aga ma loodan, et see perekond mahub siia ilusti ära. Aga Alex, kuidas nende seinte maha võtmisega ikka on? Tegelikult ei saa ju igal pool, ei tohi ju hakata niiviisi lammutama osa seinu maha võtma. No päris hooga jah, ei soovitaks peale lennata, et ennem ikkagi targematega nõu pidada, kui on võimalik mingisugused joonised kuskilt vallavalitsusest, mis iganes otsida ja antud sein siin on kergsein, selle võib täielikult maha võtta, meie otsustasime, et natukene peab alles jääma. Küll aga kandev sein sinna ei tohi midagi puutuda. No, minu meelest on väga, väga lahe lõpptulemus. Mina olen ka rahul. Tehtud. Tahate näha või? Jah. Väga või? Tulas võegi. No, minge vaadake. Kes seal istub? Urso. No, on teistmoodi või? Jah. No, mis on teistmoodi? Teine. Kus see onu Laur istub meil seal? Vannis. Vannis istub. Saate seal nüüd duši all käia, on ju? Siin on seebid. Seebid on, aga mis asi see on, tead või? Pesumasin. Pesumasin õige. Ja paberid. Paberid, jah. Ja siin need. Aga mis te nendega teete? Peseb hambad. Pesete hambad, kas te pesete alati hommikuti ja õhtuti hambaid või? Ei pese? Jaa, issi ei osta hambapastat. Issi ei osta hambapastat? No nüüd on teil vähemalt hambapasta olemas. Kas teile meeldib see uus vannituba või? Jah. Lähke. Mis laud see on? Saada nüüd on maha. Kus on mana? Mina võtan selle. Mina võtan selle. Teil on see minu lobu. Väga ilus. Hullemad see. Minu Ööke vannituba oli kõige hullemas, mis vahe. Käisid üle jõu. No nuuga ma saan juba ise hakkama. Selle aastaga üritan teised ruumid ka enam-vähem valmis saada. Saab teise nägemise kõik. Jätsime sulle tapeeti ka, saad ise siis vahetada tapeedi ära. Poisid, kas teie nüüd aitate Issil selle tapeedi seina ka? Jaa. Aga kas Issi on kallis ka või? Jaa. Kui kallis Issi on? Väga kallis. Võib paki lahti. Muidugi võib, sa oled nii viisakas poiss. Ossa. Minu naabrite ja Lille turvakodu poolt. Aitäh. See on. See on küll nagu vinge tort nüüd. Kuidas tundub, kas sina plaanid ikka Aserisse jääda? Nüüd saab kodu ka ilusti korda, siis miks mitte elada siin kauemgi. Ja ära siis ennast ka unusta ja hoia silmad lahti, järsku tuleb keegi su kõrvale, kes saab sulle olla toeks ja... Okei, aga ole tubli.
kas meie panus nüüd muudab Siimu elu, seda näitab aeg. Aga igal juhul ma loodan, et nüüd emaks-isaks olemise kõrvalt jääb tal natukene rohkem aega ka iseendale. Ja loodame, et ta leiab enda kõrvale siiski kellegi kaaslase, kes võtab omaks ka tema lapsed. Aitäh, et olite meiega ja kohtume teiega jälle järgmisel nädalal. Vahel tahaksid olla juurteta, just siis, kui hing on veel noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna siis ema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lokleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis, siit samast kord läksid tee? Ole käsi sind kindlalt siis juhtis ja emal sai toas valmis leib. Sealt roosinaid noppida tohtis, seal rohkesti oligi neid. Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega ja loon tõelise kodutunde.